Hea sõber, tere tulemast taas kohtumõistjate raamatu vaatlusele. Tänases mõtiskluses räägin ma ootamisest. Kuidas me reageerime, kui karjuv õiglusetus meie ümber kestab ja tundub, et Jumal vaikib ja ei võta midagi ette. Me elame nagu kõrbes, kus janu õigluse järele näib kõik muud vajadused summutavad. Kuid kõigepealt kuulake, mida kohtumõistjate raamat ise järgnevate sündmuste sissejuhatuseks ütleb. See on 9. peatükk 22. kuni 25. salmini. Kui Abimelek oli 3 aastat valitsenud Iisraeli üle, läkitas Jumal kurja vaimu Abimeleki ja Seekemi kodanike vahele. Ja Seekemi kodanikud reetsid Abimeleki, et vägivald Jerubbaali 70 poja vastu tasutaks ja nende veri pandaks nende venna Abimeleki peale, kes nad tappis. Ja Seekemi kodanike peale, kes kinnitasid tema käsi oma vendi tapma. Ja Seekemi kodanikud seadsid temale varitsejaid mäe tippudesse ja need riisusid kõiki, kes teel neid mööda läksid. Ja sellest teatati Abimelekile. Aamen. On üks vana ütlus. Jumala veskid jahvatavad aeglaselt. Abimelek on mees, kes tõusis võimule reetmise ja mõrvade tulemusel, nagu kuulsime. Ta valitses Iisraeli nüüd 3 aastat, kus rahvale võis tunduda, Jumal on kõik toimunu kuidagi unustanud. Aga mis on 3 aastat Jumala palge ees, kes valitseb igavesti, kelle juures 1000 aastat on nagu üks päev? Tema sõnad ja kohtumõistmised toimivad ka siis, kui tundub, nagu midagi ei sünniks. Patt saab alati patustanu kätte ja vahel kiiremini, kui võib arvata. Pärast 3 aastat saatis Jumal kurja vaimu Abimeleki ja Seekemi kodanike vahele. Need olid samad mehed, kes olid aidanud Abimelekil võimu haarata. Aga korraga valdab neid viha oma valitseja vastu. Jumala kohus tabas nii Abimelekit kui Seekemi kodanikke, kes olid kaassüüdlased. Jumala silmis ei olnud kaasosalised vähem süüdlased. Isegi kui me ei tee otseselt kurja, on ikkagi väär toetada neid, kes tegelevad valede asjadega. Seekemi kodanikud, kes olid toetanud Abimelekit vendade tapmisel, hakkasid nüüd tema vastu varitsejaid seadma ja mõõdujaid riisuma. Nii sündis reetmiste, valede, pettuste ahel, mis hävitas lõpuks nad kõik. Jumala veskid jahvatavad tõepoolest aeglaselt, aga lõpuks seatakse õiglus ikkagi jalale. Olgu öeldud, et see Iisraeli ajaloo esimene katse endale kedagi kuninga sarnast valitsema panna on väga drastiline. Nagu ütlesin, see katse on rajatud puhtalt mõrvadele ja reetmisele. Kuid mingem hetkeks Iisraeli tegeliku esimese kuninga leidmise juurde. Me märkame siin Jumala juhtimist, mis oli peidetud argielu tavalistesse seikadesse. 1. Saamuli raamatu 9. peatükis räägitakse meile sellest, kuidas Jumal ise otsustas anda Iisraelile tõelise kuninga. Ta ei saatnud taevast tulist vankrit ega ingleid pasunatega. Sauli isa kaotas lihtsalt oma ema eeslid. Ja ta palus, et Saul võtaks poistest ja nad läheksid kadunud loomi otsima.
see oli teekond täis pettumusi. Nad käisid läbi Ebremi mäestiku, läbi Salisa, Saalimi ja Benjamini maa, aga nad ei leidnud mitte midagi. Tundus, et kogu see ettevõtmine on lihtsalt aja raiskamine. Kuid see otsing viis Sauli otse prohvet Samuelini. Jumal oli juba eelmisel päeval Samuelile öelnud, et ta saadab ühe benjaminlase, kelle ta peab võidma rahva juhiks, et päästa nad vilistide käest. Nii pööras Jumal need väikesed argised sündmused Sauli jaoks elu muutvaks kohtumiseks. Ja tuletagu see sündmus meile täna meelde, et me peaksime kõiges otsima Jumala häält. Seda häält võime kuulda palves, aga ka vaimulikelt juhtidelt, prohvetitelt, nagu siin oli. Kui me oleme kuulekad, siis Jumal hoolitseb meie eest kuni detailideni. Kuid hiljem me kuuleme, et Saul kaotas alandlikkuse ja muutus uhkeks. Ta hakkas Jumala ande pidama enda omaks. Meid kõiki varitseb oht unustada Jumala arm ja uskuda, et me oleme midagi ise omast jõust saavutanud. Kuidas siis vältida seda uhkuse lõksu, millesse langes Saul või reetmise teed, mida käis Abimelek? Ainus vastus on, me vajame pidevat osadust elava Jumalaga. Psalmist ütleb 63. laulus kohe esimeses salmis ühe harukordse heebreakeelse sõna, kama. See sõna esineb Piiblis vaid sellel ühel korral ja see väljendab inimese hinge igatsust ja janu Jumala järele, kui ta on sattunud kuiva ja veeta paika. Olgu nendeks siis ülekohtuste valitsejate ajastu või argielu kadunud eeslid, see janu ei ole igatsus intellektuaalsete teadmiste järele. See heebreakeelne sõna kirjeldab igatsust Jumalast lähtuva elava tarkuse järele. Abimeleki valitsuse ajal ütles see tarkus, et vägivaldselt langevad varem või hiljem vägivaldsete kätte. Sauli ajal ilmnes see tarkus korraga keset argipäeva muresid. Ükskõik milline meie olukord ka poleks, õndsad on need, kes janunevad elava Jumala ligiolu ja juhtimise järele. Hea sõber, kas minu ja sinu hinges on see janu, see kama? Kas me igatseme Jumala järele, kui elu tundub kuiv nagu kõrb? Kas me suudame oodata ära Jumala õigust, teades, et tema veskid jahvatavad aeglaselt, aga peenelt? Ja kas me suudame näha ka oma argipäeva muredes, kadunud ema eeslites Jumala juhtivat kätt? Olgem siis alandlikud, ärgem unustagem, et me vajame igal sammul Jumalat. Ta on suurem kui selle maailma ülekohtused, valitsejad ja ka suurem kui meie argimured. Kohtumiseni.